Okay. Ämblik! Ja, siin on veidi mugavam uks. Nii, ja loeme, et siit lubatakse, et siin näeb nahkhiiri. Ja kui me ei näe ühtegi nahkhiirt, siis me küsime Tarbijakaitseametist raha tagasi, sest see on nagu pettus, et siin lubatakse, et on püsivalt nahkhiiri nagu püsielupaigas peaks olema. Või siis elab siin ainult nahkhiirte elupaik ja ühtegi nahkhiirt ei ole. Isiklikud kogemused räägivad, et siin on nahkhiiri. No nii, paneme... Ilusi surnuid. No, aga ämblikke? Kas ämblikega on? Ämblik minu teada siin ei ole, liiga niiskanud. Aga siin on väga ilusad kaadreid saab stalaktiitidest. Blät. Nii. Ma ei taha stroobi. Miks sa stroobi ei taha? Mul läks taskulamp stroobi. Nii. Täitsa ubane. Peaaegu nagu taiv baaris oleks. Aga mis seal pool on? Läheb ka sikkuma poolt. Siia on asfalti loobitud. Miks siin asfalt põrand on? Siin tekib suuremadki küsimusi. Siin on üks tohutu suur kivi ühes kohas. Siin on ilge sitaladu, mingi unnik asfalditükke vedeleb põrandal. Äkki see on tänavasonkijate gängi mõrvatud asfaldi peidupaik. Või siis on asfalteerijad saanud tigedaks ja lõhkunud ära siin oleva asfaldi. Mis vanasti oli suur vingu. Okei. Nii. No mis asja? Tahad teisele poolegi? Mis siin pool on? Siit läks maa alla ka saama. Siit ma näengi, et läheb otse alla poole. Me peame alla saama. Läheb maa alla. Seal on väike kitsas koht ees. Õige, siuksed. See on väike. Need on veel väiksemad. Okei. Ma hoian kaamerat, tahad minna? Hetkel, ei ma tahan nagu sealt sisse vaadata. Ma vaatan ja siis tulen tagasi, ma teen korra väikse vaate. Seal on äkki midagi huvitavat, nagu näiteks peep show või midagi. Ja siit läheb ikka üsna mitu taset allapoole. Jaa. Okei. See on kunagi kinni all vahepeal. Jah, siis ma näen, et siin on isetegevuslik auk, aga seal allpool paistab midagi olevat. Okei, vaatame, mis siis teiselt pool huvitavat on. Kellegi seljapoti kaitse. Arusaadavalt põhjustul. Mis asi? Seljapoti kaitse. Ja. No võib-olla siin on nii palju vihma sadanud, et seljapott ligunes nii läbi, et... Siin on olnud kunagi mingisugune kuju, keskaegne kindlasti. Ei saa olla. See tunnel ei ole keskaegne. Ma tean, aga ma natuke võimendan asju üle. Ja. No ja mina tegin Ülgase koopas nalja, et seal on kiviaegsed joonistused, aga tegelikult Ülgase koobas on 19. sajandi kaevandus. Aga seal keegi oli koopa jooniste stiilis graffitit teinud, siis ma tegin selle nalja. Nagu. Aga siin on uskumatu kogus asfalti. Ma ei saa aru, kes on viitsinud selle asfaldi siia vedada. Väikse tuumid, aga vaata mind lakke igasuguseid asju. Siin saaks ka päris korraliku punkertenni ja sealt me tulime sisse. Jah, aga vaata, kui vahva paku siin on. Kui... Saabas. See on see tukatriin on kaotanud ära. Keegi on kanepit tõmmanud siin. Ja ma kahtlustan, et siin on... Teine sisse pääs. Siin on täitsa trepp olemas. Me oleks trepist saanud lihtsamalt. No sellest uksest me saime ka küllaltki normaalselt. Kui sa väga lihtsalt tahad, siis edu sulle maa alla. Ja seda ma ei ole oodanudki. Et siin mingi väga lihtne oleks. Huvitav, siin on ka müür olnud. Ma mõtlen, kas... Vene sõja vahel müürid hästi palju asju kinni. Ma ei saa selle müüri pointist aru.
see müür ei ju. Ja sealt me tulime siis või? Näe, noolad vaata näitavad, kus saab liikuda. Ma mõtlen, kus saab sisse allapoole liikuda. Ahah. Okei. Ja siis lähme sinna tagasi või? Jah, ja sealt lähme sisse. Ahah. Ja siin pool ei olnudki midagi. Huvitavat siis. Okei. Lähme sinna väiksesse auku tagasi. Mõtlen, kui mugav sealt läbi ronida on, kuidas ma saan kaamerat hoida ja filmida ja ronida üheaegselt. Kas see osutub võimalikuks? Peab osutuma. See on rubriigist Challenge Accepted. Aga äkki ma lähen enne sisse ja siis tuled sina kaameraga järgi, siis ma saan kaamera hoida ja siis teisalt näidata. Sa lähed läbi ja ma annan sulle kaamera. Yes. Ja siis võtad vastu, davai. Teeme nii. Okei. Siin ma panen koti natuke koomale. Nii. Nagu ma ütlesin, väga seljakotiga ei taha ronida. Nii, vaata nüüd sinna edasi, eks, nägid. Et edasi lähme alla. Okei. Sobib sulle? Jaa. Sellepärast võtsin, et lasu koo peal tahan siin natukene. Ei, ma kõigest kardan võililli ja siis peaasi, et seal ei ole ämblikke. Okei. Ja nahkkiiri lubati, et nahkkiiri peaks nägema. Äkki on Batman ka laes rippumas. Siin ei ole optikaga, siin ei tohi püsti seistma hakata, sest et isegi mina ei saa siin püsti seista. Okei. Nii, kas sa tahad mulle anda kaamera? Saad sa võtta? Jah. Nii, ma keeran siis kaamera teist pidi siis. Üks hetk. Ma ütlen, kui hakka tulema. Nii, hakka tulema. Mäin kinni. Ei, sa ei saa sinna kinni jääda. Nii suur sa ei ole. Ei, ma tegin nalja. Siin tuleb, pikkusega ei ole probleeme. Siin on see, et kui väga lai oled, siis võib jama tekkida. Ja. Ja mul ei ole sellist... Nii. Ma panen selle nööbi kinni muidu. On siin liiga palju mingit näinni, mis kukub taskust välja näiteks. Ja. Sa võtti ka sättisin. Sellepärast muu jäppasin, et see jäi ka sudur nagu ülikonnas. No sellepärast ma mõtlesin, et peaks ära vahetama, et triiksärgi millegi leebema vastu. Aga siin võib sama lükke teha või ma ei tea. Ei, sa vist tahad kaamera anda? Ma tulen kaamera käes. Okei. Kui sa rahulikult tuled, siis Jaa. ei libise. Ma juba mõtlesin strateegia välja. Okei, siis siin hakkab rohkem ruumi olema hetkel. Ma katsetan, kas mul on meeles esimese klassi ja teise klassi kehalise tund, kus me tegime kägarkõndi. Wow. See on nagu paekivisse uuristatud tunnel. Jaa. Küll aga leidsin kunagi hästi kaugelt tagant kilomeetrid eemal leidsin ühe beebi turvatooli. Ahah. Beebise leidsin, turvatooli leidsin. Okei. Kõik on oma papud alla ära võtnud. Ahah. Ahaa, ja nüüd ma saan aru küll. Miks ma soovitasin kõrge? Kus... Nii. Vau. See on nii vana tunnel, mulle tundub. Et siin ei ole seda probleemi, et siin põranda keskel oleks lahtised kaevud vee all peidus või midagi. Ei, seda ei ole, aga soovitan mul ei ise määra poole, et ei tekiks seda momenti, et sa lihtsalt sa pead jälgima pidama. Kohad või... Väga selge vesi on siin. See on nii pull. Näe, vaata näiteks
siin ma astusin sisse ja liin natuke vajub. Ahah. Ebatasasused. Aga põhi on näha. Ja ega mul on kummiku kõrgus on mul liiga madal. Varsti. Varsti jah. Loodan, et see väga südamaks ei lähe, sest see veetase on praegu enam vähe. No peale on ka sadanud. Et see on kogu aeg selline või? Jah. Ahah. Ma ei saagi kiiresti käia, mul viskab vee üle ääre võib-olla muidu. Ma jälgin ise ka, kui mul põlvedeni läheb, siis alla põlvele. Seal pool vist on kivid paremad. Märgade jalgadega on veidi ebamugav. Mul Ülgases, kui ma käisin, seal oli ka vett, aga seal oli vähem vett. Aga ainult nendes osades, kus ma käisin. Et selles mõttes, et see oli üsna selline, ma läksin tossudega sisse ja siis ma tegin ainult kuivade kohtade tuuri. Et ma pean nüüd kummikutega tagasi minema ja vol 2 tegema. Sa jälgi nagu kive lihtsalt. Kivid ei vaju. Kivi vaheline vaju. Ei pruugi. Ei, ma näen, ma tunnen. Oleneb kohast, nii üks kui teine on. Aga pole midagi, ma olen siin kunagi kukkunud käpuli. Ahah. Ma pidin täiesti väga nägema, Ja no see on väga ebamugav. Siin mingi tohtusi vajumise ei ole, kui sa tahad kuivad jälgida. Mis asja? Kui sa kuivad jälgida, tahad jälgida. Nii, mine ole vahvasse kohta. Lahti. Siin on päris palju jälgi maas. Jaa. Ma näen. Sellepärast, et siin ei ole loodusolusid, mis on jälgida. Ja see on vihje sellest ka, et siin on väga palju punkrisõltlasi käinud. Kindlasti on siin käinud ka Sander Toompalu. Ma panen 100 vahele, et Sander Toompalu on siin käinud. Kummal pool huvitavam on? Nii, ma arvan, et vasakul paremal peab kummik käik olema. Loon näitab ka vasakule. Tupik on siia kirjutatud. Huvitav, kui pikk see tupik on siis? Väga lühike. Siin tilgub. Ma tean. Sellepärast mõtlesin, et ei kindel asi, kui kilekotti vaja. Kilekott mind ei aita, ma ei saa kilekotiga filmida. Mina võin läbi liguneda, põhiline kaamera läbi ei ligune. Sest vastasel juhul ei saa videot, mina kuivan ära, aga kaamerale vesi ei meeldi väga. Aga siin pole õnneks väga hullu vett. Siin ei ole hullu, sa pead selle koha pealt läbi saama, aga ma lähen jälle ees. Vahet ei ole. No sa võid ees ka minna, proovi. Ma mõtlen praegu, millise liigutusega ma saan niimoodi. Väga hea. Ma kummardun kaamera kohale, siis ma võtan vee enda peale. Nagu, aga ma loodan, et ma saan. Ei saan küll. Täitsa. See on õnnet laia läbi pääsema, aga seal võib tulla lihtsamaid ka veel. Aga mitte nii veel ei käis. Hinnab ei saa päris. Aga mina teen niimoodi, ma panen kindlasti jätkima. Ja. Okei. Ma näen, et seal ees helendab midagi. Kellegi silmad on seal ees, seal on kass. Seal on loom. Või mingi loom. Täpselt nagu 2 silma vaatavad koridori lõpust mulle vastu. Näed või? Vaata, näed lõpus. Nii. Siin kohas ma kaotasin ühe nii-öelda karjuja maha.
umbes selles kohas, sest seal oli solgerdas üks loom. Aga... See on see tupik või? Ei ole? Ei, siin peaks Arsenal peaks vist paremale minema, sest otse peaks olema mõni kilomeeter edasi tupik. Näe, me tulime nüüd siit. Ja nüüd läksime, nüüd me oleme vist siin. Okei. Nii et peaksime minema, aga Ja. kui sa tahad, me võime korraks jalutada sinna poole ja siis tulla siit tagasi. Paar sammu võib teha. Et selles mõttes, et kui see on mitmekilomeetrine tupik, siis ei ole mõtet seda edasi-tagasi jalutada, kui ta on lihtsalt käik. Et seal midagi huvitavat ei ole. Väga huvitav kivimi profiil on igatahes seinas. Noored näitavad siia poole. Et siia. Ja Roosa juurest me tulime. Okei. Väga huvitav läbilõige paekivist. Vaata, mis üks kivimikiht on teist värvi. See on mingi muud sorti kivim seal vahekäigus. Mida? Ei ole. Jätkuvalt vaatavad meid. Kas see ei olegi silmast arvanud? See on üks geopeetis. Mida? See on üks geopeetis. Võib-olla küll, jah. Äkki on mingi loom istub paigal. Jaa. Siin saaks koopapeo teha, kui siin nii palju vett ei oleks. Siin oli tehtud kunagi kuskil ühest nendest koobast. Ja koopareiv. Koopast reiv ja kõik see koopad oli täis loomisiis. Ja küüned. Ja, ma mõtlesin Orbitas seda teha, et teeks bunkertenni, et paneks selle teeküünlaid ja asju täis ja... Aga hea, et ei ole silmad, aga nähti, et see oli märkida lihtsalt ära puhliku. Ja need näevad täpselt välja nagu silmad, kuna nad on 2 tükki kõrvuti täpselt niimoodi, nagu kass autotulede valgel. Ja. Ei, mul sellega probleemi ei ole. Ma suletud ruumi ei karda. See ei ole suletud ruum, siin on mitu kilomeetrit vaba ruumi ees ju. Jaluta kuhu tahad. Oo! Väga huvitav. Ma ei saa aru, mis nende tunnelite point on. Siin oli kunagi allmaa need raudteed ja asjad, kus siis kaevandati ja siis taheti teha siia mingisugused merelindluse osad. Aga tulemus tõenäoliselt ja põhjavee tõttu äkki. Ja. Ma ei näe nagu sellel tunnelil erilist pointi, et kaevanduse tunnelist ma saan aru, aga et nad kaevandasid midagi. Aga see Alma raudtee, mis selle point oli, kas sa oskad täpsemalt öelda? Kaevanduse äsja, kas räägid, et siis läheb pidi minema just tunne, mis on täiesti vee alla. Tallinna kesklinna saades. Okei. Aga seda on uuritud, sest meie ära kontrollida on liiga palju. Okei. Jah. Oota, ärme kõnni, kui sa räägid. See jää peale niimoodi, solin jääb ainult. Tähendab, kuulujutud räägivad, et siit läheb tunnel tegelikult Pirita välja. Okei. Aga kuna üks osa on täiesti vee all, siis ei saa seda millegi kuulutada. Allveeroboti saaks läbi saata. Jah, aga kõik see läheb raha. Ja oligi see juttu teema, et raha taha on asi jääb. Okei. Minu külgsigavus seletab asja.
ja sul on nagu tõsiseltvõetavad kummikud. Ma endale tahtsin samasuguseid, aga ma ei leidnud enda suurust. Meil olid ainult laste suurused. Sa tahad äkki eestele ühendada? Võib küll. Nii. Peeter, oi, keegi on sussi ära kaotanud. No see on loogiline, et igas kaevanduses on raudtee vajalik ehitada, kuna kaevandatava materjali väljavedamiseks on raudteed vaja. Aga kui mingi asi on sihtotstarbeliselt ehitatud maa alla raudteeliiniks, nagu metrootunnel või asi, siis see on hoopis teine asi. Aga igasse kaevandusse pannakse raudtee sisse selleks, et asju vedada. Siin on ka raudteemärgi tunnused, aga mul on tunne, et see on lihtsalt olnud ehituseks vajalik raudtee, et materjale välja vedada ja sisse ja inimesi sisse ja välja, kes kaevavad ja teevad. Siit läheb veel natukene tõsiselt võetada. Kuule, siin läheb kuivaks. Veel parem. Siis me lähme järelikult kõrgemale. Mida? Järelikult me lähme kõrgemale. Jaa. Sest vesi on loodis. Mulle tundub, et need ei ole silmad, vaid need on 2 jelkurit. Aga kaugelt nägid välja täpselt nagu kitu või kass. Kuigi siin võib kass ka olla. Aga ükskord oli mingisugune suurem loom, mis oli helide järgi. Jaa. See ei olegi mitmekilomeetrine tupik. Ei, see ei ole. Aga see on süda. Ahah. Sellepärast ei üldesin siin tulla, ma ei ole 5 kilomeetrit käsi. Jaa, see oleks nagu... Ja ongi 2 väikest jelkurit seinas. Huvitav, miks nad ära lõpetasid? Töölised lõid streikima või? Hea küsimus selle kohta. On inimesi, kes saavad kontakti selle Peeter Suurega, aga mina see ei ole. Jaa. Väga. Oota. Nüüd ma saan seda kiviserva lähemalt uurida. Mis asi see on? Osa. See ei olegi kivi, see on savi hoopis. Ja siin on ka isegi jelkur. Ma saan näpu siia sisse panna. Näe. See on savi, kiht on kivi sees. Siin on kivi, siin on savi ja siin on kivi. 2 kivi vahel on 20 sentimeetrit savi mitme kilomeetri ulatuses. Aga Coca-Cola reklaamist ei pääse üle ja ümber. Normaalne. Marelle, see on sulle. Nii. Ja vau. See on ikka... See on palju suurem kui Pirita bunker. Ülgase koopaid ma ei tea, kui suured need on, aga need on ka päris suured. Ja see on alles üks haru. Jaa, siin on jah, okei. Aga pikem haru on ees meil. Ahah. Okei. Meil on 60 minutit akut. See läheb filmides kiiremini, nii et me väga, ma arvan, me saame umbes pool tundi veel teha. Aga ma arvan, et tagasi ei tee praegu, see võib kinni panna. Selles mõttes, et kui sa leiad mingi kondi, kus sa ladad kinni, siis Ja on mõistlik selle lõppeni kohe pärast sinna. see oli lihtsalt minu nali. Nii, ja läks. Ja nüüd liigume edasi sinnapoole, loodetavasti. Sealt me tulime. Seal oli kass. Ja ei olnud kass, 2 jelkurit olid seina küljes. Üritame sinnapoole minna. Ma ei kujuta ette, mismoodi. Ma oleks pidanud põlvekaitsed võtma, mul on mugavam siis põlvede peale toetuda. Mõte, et vahetusriidud võtta oli hea, eks? Ei, mul oleks lihtsalt keharaskus on kivide peale valus toetuda, sellepärast ma mõtlen. Aga siin ei saagi vahepeal, ma toetasingi põlvede peale. Ja. Põlvab ära ruttu. Ja siin samamoodi. Muidugi savi liivis põlvest. Ja. Tegelikult kui ma koobastest märjana välja jõudsin, siis ma olin juba kuiv. Ahah. Ja see koht, kust me läbi hakkame minema, on umbes pool meetrit kõrge, 60 sentimeetrit võib-olla. Et proovime, kas on esimesest klassist meeles, kuidas teha mingisugust vähikõndi või asja. Ma arvan, et põlved pead sa maha panema. Jaa, seda niikuinii, jah.
aga kuna ma olen kitsamatest kohtadest läbi läinud, siis... Ma pean ka küünarnukid maha panema. Siis on... Ei lähe lihtsalt, see on nagu ebamugav. Ja, siis mul oleks kogu esikülg märg. Nonii. Tulen mina. Kaader tehtud. Ja käed on. Kindlasti ei ole see nõrganärvilistele, kes kardavad musti käsi. Nii, siit me ei saa kuhugi. Saame küll, aga labidat oleks vaja. Ohoo, siin ei olegi ühtegi elkurit. Nii, nüüd ma sain ühe roomamiskaadri ka. Ei veel on, sina filmisid ka ühe. Ei, ennem. Seal. Nii praegu sulle raputa. Aha. Ja siin on ka näha see savikiht. Nüüd me oleme selle šahti tunneli suhtes, kust me sisse tuleme otse. Me läksime otse sellest kohast, kust me esimeses tunnelis vees olime. See on täpselt meie selja taga. Et siis 2 läbiroomamispööret kõigepealt. Aga siin on ees otse väljapääs ka mõni või? On küll. Seal, eespool või? Kui ei oleks, siis oleks ummikkäik, aga siis jääb olema, kui minu kaart õigesti vehendab. Okei. Et siis me ei pea võib-olla teoreetiliselt siit tagasi tulema, välja arvatud juhul, kui minu kummikud osutuvad liiga madalateks. See on väikene... Kuna ma Motonetist endale kõrgemaid kummikuid ei leidnud, siis... Ma võin sulle näidata, mida ma arvan, et see käik. Okei. Me tulime siit praegu sellist. Ja sealt saab välja või? Ja siit saab välja ja me võime ka siit minna ja siit välja. Kui me otsustame, et tahame edasi. Juhul, kui vesi üle minu kummiku ei ulata. Siin on punane tärn, see tähendab seda, et see on tupikkäik. Okei. See peaks olema. Ja kus me elkurit nägime, oota? Siin. Aga siin ei ole punast tärni? Siin ei ole punast tärni, jah. Aga see oli täielik tupik. Seal ei olnud isegi väljapääsu varianti. Et su kaardil on viga. Parandame kaardi ära. Punane marker ja tõmbame ekraani peale täpi ja on olemas. Siis on kõik pildid ja asjad, mida sa telefonist vaatad ka punase täpiga. Aga kaart on ikka vale. Siin on hetkel umbes 10 sentimeetrit või midagi, 15 või midagi. Ilus, selge. Vesi. Näed, siin on tüna. Punkripidu. Näe, vaata, aga siin on tõesti tüna. Ja seal on jalajälgi. Ma arvan, et seal on tantsupidu olnud. Vee all on ka jalajäljed näha. Kaamerasse need ei jää, aga vee all on jalajäljed. Ja. Tunnelid ei ole eriti kõrgel. Nojah, aga kaalutledes alternatiivi, siis ma arvan, ma oleks pigem siin. Alternatiiv on veel bastini käiguga, aga ma arvan, et see saab olla väga edasi. Ja siin väga kohe. Ja. Kusjuures siin see on ikka... Ma ei tea, kui palju siin ruumi on neid kuupmeetreid. Ma arvan, see on ikka tõsine.
Siia mahuks terve lauluväljaku täis inimesi sisse. Julgelt. Küsimust ka ei ole. See on niivõrd suur. Mul on selline karvane tunne, et seal läheb liiga sügavaks, et me oleme sunnitud tagasi minema. Ma lihtsalt kahtlustan, vaadates seda, mis siin eespool on. See üle põlvade see vesi ei lähe, aga siia ei piisab juba sinu kuuliku sügavusest. Me lähme hetkel alla mäge. Vaata, kui palju jala ei kaasa, seda laadmise pärast. Jah. Aga need jala eeled ükski ära ei tee siis. Näe, et siin maas on. Puupakk. Keegi peaaegu nagu postipakk ainult et puust. Ja midagi sees ei ole. Siin ikka sajab kõvasti sisse, katus lekib, mul on tunne. See ei ole põhjavesi. Ei ole, see on pinnavesi. See on pinnavesi, sest see ei ole põhjavee sügavusel. Põhjavesi on umbes 100 meetri või rohkema sügavusel. Meie oleme võib-olla, ütleme, siin 10-15 meetri sügavusel maa all võib-olla maksimaalselt, mitte rohkem. No ütleme 10 meetrit me oleme kindlasti maa all. See on pinnavesi. Lisake kommentaarid, kes teab täpsemalt. Mis vahe on põhjavee ja pinnaveele? Ja. Põhjavee vesi on siin kogu aeg olnud. Ja. Ei no see võib olla, osa võib olla allikatest, osa võib olla sisse sadanud vesi ja osa võib olla pinnase sees erinevates veesoontes olnud. Raudteeliiper. Raudteeliiprid on siin ka. No. Oot. Me tulime tõsiselt alla mäge, aga vesi väga sügavamaks ei läinud. Lahe võiv betoonist. Aga siit teist võib ka loomi vabata, nii et kui sa keegi kuskil midagi vastu vaatab, siis ei lehmata, näed, kõik on valgama otsa võti on. Ahah. Jaa. Näed, see on külja. Vaata, näed, 1958 O, siin on ka mingid kirjad. Mulle tundmatus keeles. Lasnamäel on seda keelt. Esineb. 1982. Me oleks pidanud kriigi kaasa võtma. Välja, näed, kiri välja. Välja nool. Siis me saame siit välja, väga huvitav. Siis... siis me ei pea tagasi minema, võib-olla. Juhul, kui vett liiga sügavaks ei lähe. No, mina pole ka senimaani ühtegi näinud. Aga neil ei ole kandid, mis luua. Ja Batman ka laes ei riku. Ei tea, jah. Sellises kohas näiteks haipa leida on väga emotsionaalselt. Ja see oleks päris kena lokatsioon ka, ja. Tõsine. See on nii lahe koht, mulle meeldib see. Ja, me natuke aega otsisime. Ma olen palju kauem mõnda kohta otsinud ja ei olegi leidnud. Ossa. Nyt se on jäänyt kyllä hyvä vielä. Mä oon eikä näin vaan äkki mä lähden ees. Ei ole vaja. Ei, ma näen põhja paremini, sa ajad vee sogaseks, kui sa ees lähed. Ma ei ole tükk aega kummikutega kõndinud, siis mul oli vaja natukene sisseelamist, aga oi, ämber.
kui ma leian 48 suurusena, aga need pidevalt ka õiged. sellised nagu sul on, need on õiged. No. Ma tahtsin selliseid nagu sul on, aga minu suurust ei olnud magasinis. Ma arvan, et sa saad sellise musta laigu kindlasti. Kindlasti. Ma valgustan sind. Kasuta seda.